Poistega hooaega sponsoreerib Salmo. Oota, tule me paneme sinna rida sellele. Anna piletid ja kolme. Anna. Poolteist kilo. Poolteist kilo. Teed on kilo Have a sing along, put some pickles on and play the Mellotron. Go down, let's go down. Let's go down. Count to 20 and go and right a road. Mine hullu! Just a good old boy. Never meaning no harm. No, tervetuloa vaatama Poistega teise hooaja 11. episoodi. Tänavases episoodis oleme tulnud ka uuesti lõpuks ka paadiga selles hooajas püüma. Esimene plaan muidugi oli paadiga püüda Linaskis, aga see nurjus läks pekki need plaanid, sest ilm tegi oma töö. Nüüd ma olen lõpuks saanud tulla ka, et teha selle hooaja esimese püügi paadiga ja plaan on teha ahvenapüük. Suvis sihukest ahvenapüüki ei ole see aasta veel jõudnud ja meie plaan on teha sellise huvitava landiga, mille nimeks on popper. Mis asi see popper on ja kuidas see peaks töötama, seda vaatama ka järgmise videoklipiga. Tere siis ka minu poolt. Nagu Etsel ütlesid, siis ma näitan varustuse poole pealt ära, et Salmo poolt on meil siis popperid siukene ja üks on veel selline. Põhimõtteliselt, kuidas popper töötama peaks, on, et siin suu juures on koht, kus sa saad karabini panna ja popperi püük käibki niimoodi, et sa viskad ta vette ja siis nagu tõmmete haaval teed niimoodi. Ja samal ajal, kui sa nagu tõmbad, siis ta teeb nagu selle suu osa ringiga, teeb nagu suure põhimõtteliselt nagu mulli või niimoodi, et tekitab siukest häält, siukest. Nagu ahven käiks pinnas söömas. Jah, ehk siis see nagu pidavat ajama kala nagu tooma pinna peale. Ja ajama närvi. Jah, ajab närvi, et vahepeal võtab isegi hüppe pealt niimoodi, et jah. Et jah, kui ma tahan öelda seda, et võib-olla päris paljud nagu algelised püüdjad ütleksid, et see näeb välja nagu see vabinalandid, ehk siis paljud ütlevad, et see on nagu wobbler, aga tegelikult tegemist ei ole üldse wobbleriga. Et siuksed landid nagu popper ja džergid ja siuksed asjad, need ei ole mänguga nagu, et sa pead ise mängutama. Ja nendesse lantidesse lood elu ise sisse. Jah. Et sellised need landid on, saame näidata, kuidas need võib-olla töötavad ka paadi läheduses ja nii edasi. Aga mis ikka, meie plaan on praegu minna ühe purde juurde, proovida sealt nii kaua, vaatame, kas seal midagi eksisteerib üldse, kas mingi elu eksisteerib. Kui ei ole, siis hakkame kala taga otsima, kes üle järve üldse. Aga mis ikka, hakkame paugutama. Oleme siis peale ja põhimõtteliselt soovime siis popperi ära. Nagu soovitad, kui loogiliselt mõelda, siis oleks nagu mingil määral nagu nöör parem, sest nagu nöör vaata nagu ei veni. Aga samas mõnes mõttes, kui nöör läheb liiga kergelt siia nagu rulli peale ja ümber, kerid peale, siis ta võib nagu selve minna. Et see ongi nagu rohkem maitse asi, kellele kumb kas nöör või tamiil või. No täna saab seda näha, sest mul on tamiil ja sul on nöör. Nöör, jah. Oho, just seal pani keegi. Proovime ette. Niimoodi tõmbad. Oleks nagu keelega, et lükkab seda vett nagu. Päike paistab küll otse kaamerasse. Põhimõtteliselt siis trollime, et midagi muud taga üle jääd, lähme nagu
peaks teeme nagu järvele siis nagu ringi peale põhimõtteliselt sellele nagu suurema ringi osale. Ja siis kui trollimisega ka ei tule reelist, siis lähme vaatame hüpeka juurest. Ja kui sealt ei tule, siis ma arvan, lähme äkki peipsikatega järve keskele ja paneme kas või nalja pärast. Ja nagu lihtsalt, kas ta on kuskil põhjas olemas. No. Tuli ära siis peipsikaga vähemalt. Tõid päeva esimese ära? No vähemalt tuli. Popperid ei tööta? Ei, no kindlasti töötavad, aga nagu mitte täna lihtsalt. Võib-olla on vale järv ka, kes teab? Popperite jaoks mõtled? Ma arvan küll, jah. Kõik võimalik, jah? Noh, lõi ära, 2 korraga. Tõi järgi. Ei, no kõva. Nii palju õppe. 25 äkki? Ilus. Anname sumba. No võime panna. From where did you come? Did you toddle or run? Did you skip, jump or stump? Ma sain ka lõpuks. Ja tegelikult oli 2 tükki korraga Ja kinni. teadmiseks, see oli 4 tükki järgi sellel. Ja 1 hüppas ära tegelikult otsast. Läheb tagasi see rott. Läheb tagasi. See oli küll äge. 2 tükki korraga. Tee järgi. Ja selleks, see oli päris äge. Ma oleks 3. ka otsa. Ma oleks 3. ka otsa. Jah. No tõmba välja. Ma välja nüüd kõige. No. Tõmba nüüd välja. Jaas. Ja siis on 2-1 ja. 2-1 ja. Nii. Noh, sain lõpuks nagu peipsi rakendada. See on nagu vaikselt hakkab suurust juba tulema tegelikult. Ja jälle mustale. Nii. Ja vaatasin, sul tuli üks veel järgi tegelikult. Ja ma oleks praegu teine ka see jälle. Aga nüüd tahad seda musta midagi rohkem. Jah. Neid muid. Mul on ühel nutid ja see saab ära musta. Pane uus. Jah. Muidu põhimõtteliselt, kui te nagu otsite ahvenat, siis sihukeste põhimõtteliselt nagu tegelikult ongi nagu hüppetornide juurest, platvormide juures, kuskil, kus oleks nagu sihuke varjuline koht näiteks või kus saaks peidus olla, void põhimõtteliselt kuppude all, maha puude juures. Sihukestes kohtades, eks ta on, ongi nagu niisugustes varjulites kohtades. Läheb kuidagi välja nagu koha. Väga midžet. Väga. Nii, oleme. Kui ma lähen võtan väike, jah. Suur või? Normaalne. On. 2 tükki! Peaaegu 2 tükki. Vaata, milline parv siin on. On. Ja mitu tükki tuli, oota. No tule nüüd, löö ära, keegi. Noh, lõi ära, 2 korraga. Tee järgi. Ei, no kõva. Ja tuli 1 veel. Ja 1 veel. Nimelt, ütleme niimoodi, et see popperipüük ise läheb meil praegu lihtsalt luhtu. Ma praegu ise ka proovisin siit samas, kus meil lihtsalt on nagu põhimõtteliselt mitmed 10 ahvenad ja lihtsalt popper ei tööta seda, keegi ei huvita sellest lihtsalt. Et pigem ongi praegu peipsi rakendus või siis proovin veel, näed. Lihtsalt hoian õnge või põhimõtteliselt vee sees. Väga hästi. Et tõenäoliselt ma proovin lihtsalt nalja pärast veel seda pöörlevat ja siis võib-olla püüan veel nende peipsi rakendustega edasi, aga jah, popperipüük oli selline lihtsalt, et te teaksite, saite ka ära näha selle. Jah.
No räägi. Täiesti põhjast. Põhimõtteliselt. Väga ilus. Väga ilus. Siuke, mis ta on, see on 8. Ma pakun, et 27 äkki. Ei, nii palju ikka ei ole. 25 äkki? Nojah, ilus. Paneme sumpa. No võime panna, kui tahad. Tõmban oma külje pealt niimoodi. Ja väike õpetus, kui te tahate ahvenamalt seda, et ta läks sirgu, siis ma teekka niimoodi veits. Õrnalt niimoodi. Et ta läks nagu rohkem niimoodi, jah. Pildi jaoks. Võtta. Said pildi? No jah. Timmis. Saad sumba võtta? No okei. Selline. Aga no see on küll äge. On ju, Etser? No lõpetame siis tänaseks vist. Ütleme niimoodi, et põhieesmärk on ikkagi ju popperiga püüda, vaata. No aga kui kõige tähtsam eesmärk oli ikkagi ahven tegelikult ju. Niivõrd kuivõrd. No tegelikult jah, selles kala kätte saada oli ka väga suur eesmärk nagu selles suhtes. Popperi püük selles suhtes failis, aga lõpuks ahven ka kätte saime lõpuks. Ja korralikus koguses ikka. Täitsa okeilt, jah. Siukest parve teemat, et niimoodi mitu kala korraga tuleb otsa, siukest asja eelmine aasta meil ei olnud. Jah. Et see oli väga äge kogemus praegu. Kindlasti. Kuidas mina peaksin rahule jääma, praegu on võib-olla siuke 80. Jah, tegelikult ilm on päris ilus. Tuul on suhteliselt õrn. Ta võiks küll olla täiesti 0, aga ta on praegust jumala normaalne. Ja üks punkt võtab kindlasti maha see, et popperiga ei õnnestunud ühtegi, isegi haugi suudnud kätte saada. Jah, sest roua ääres siin oli ikkagi ahvenal ja haugil mõlemal ikka suu täiesti kinni. No ilmselt ei õnnestunud saada. Siis, mis see üks miinus mul veel oli? Järgmine kord siis kohtume teiega vist tänasest uute kalade ja kõikide muude seiklustega. Ja enne kui ma ütlen Joe Blau, siis kommenteerige, andke nippe. Soovitusi. Ja me alati oleme tänulikud nende asjadest, võtame kuulda, loeme kõik asjad läbi ja nii edasi. Aga jah, mis siis ikka? Teie kohtume kas järgmistes videotes või järgmistes episoodides. Davai! Davai, näeme! Järgmises episoodist lähme uuesti ka jälle paadiga peale, proovime püüda ka lõpuks suvist haugi ja loodame, meil läheb hästi. Proovime siukse asja ära nagu suvine on, igasugu muudki veel järgmisel korral. Mis teed? Oot, Etser, kus sa oled? Etser tuleb appi. Oot.